kes esimest korda kuuleb siit meie videost teie bändi nime Lexual Dance Machine, siis kuidas te oma muusika võtaksite kokku niimoodi 3 lausega? No, eks see on niimoodi puusalt tulistada suht keeruline, aga ma arvan, et lühidalt lihtsalt see on nagu siuke, juhe läheb kohe kokku. Et 3 sõnaga kokku võtta umbes 3 lausega. 3 lauset on päris keeruline öelda vist. Aga tantsuline. Näiteks tolmune. Tolmune. Higine. Ja. Intensiivne funk. Teie arvate, miks Eestis tehakse nii vähe funki praegu veel? Te olete ju praktiliselt tegelikult esimesed. Jah, ma ei tea, tegelikult on mõned tegijad on veel. Ja minevikus on ka olnud tegelikult tegijad, isegi Gunnar Kraps ja Tõnis Mägi ja kõik on külastanud seda, aga siis tulnud sealt kuidagi välja või teinud muid asju edasi. Võib-olla on asi kuidagi, ma ei tea, kliimas. Ma arvan, et üks variant on kindlalt see, et nagu paljud võib-olla ei julge nagu seda teha, nagu funki teha on suhteliselt riskantne nagu, et see peab nagu täpselt nagu märki tabama, kui nagu veits mööda läheb, siis nagu keegi ei viitsi seda kuulata ja see võib olla mingi, ma ei tea, paljude jaoks nagu mingisugune klišee, nagu mingi, ma ei tea, afroparukaga mingi stiilipeole minemine või mingisugune Soome laeva peal umbes mingi vanu kuldseid hitte mängida nagu, et kui seda teha, siis peab ikkagi tulistama täpselt nagu kümpi ja võib-olla see on nagu, et miks paljud ei julge nagu tulistada. Aga millal koidab see päev, kui Eesti muusikaauhindadel antakse välja ka Souli Funky albumi auhind? No ma ei tea, miks mitte. Ma just siin plaanin tuleva sündmusega avada Estonian Funk Embassy ja see on üks meie esimesi saatkonna ülesandeid on lobitööd teha selle nimel, et kas tuleks funk soul kategooria või siis isegi võib-olla lihtsam oleks alguses jazz funk kategooria teha. Aga ma arvan, et funk ja siuke, miks mitte ka džassi poole kalduv nagu funk on võib-olla vaja sealt sahtlist välja kookida ja tolmust puhtaks pühkida ja nagu uuesti tuleta. Milline see kõige ägedam ja lahedam tagasiside on, mis te oma albumile olete saanud? Et kas see oli Tallinna raadios või? Et lasti ühte meie lugu Goodbye, mis on umbes 8-mindine lugu, lasti täiesti otsast lõpuni. Et see on üks asi, nagu, mis on nagu, meie enda jaoks oluline. See raadioteema on hästi lahe, et jaanuarikuus oli The Poet oli number 1 kõige mängitum lugu. Aga siis on niisugused huvitavad väiksed momendid, mis tegelikult võib-olla isegi kuidagi veel rohkem lähevad hinge, nagu kui kuskil Facebookis kui kuskil Facebookis kirjutab DJ kuskilt Sardiinia, vist oli see saar, kui ma ei eksi, kuskil Itaalia või Sitsiilia lähistel, et kui ma just tellisin nagu netist teie selle duubelvinüüli, et eriti spets on nagu, ja et siuksed momente on päris palju tulnud tegelikult. Üks asi muidugi veel, mis on nagu, see on üks nagu paljudest momentidest, on näiteks see, kui Kristiina Šmigun tuleb ja hakkab kaubelli mängima nagu ja jämmima ja see, kas või siuksed momendid, et ükski kontsert ei ole nagu sarnane teisele, nii et iga kord juhtub midagi ootamatut ja see hiljem ma ei kujuta ette, millal see meile kohale jõuab, aga kindlasti see on nagu hindamatu tagasiside. Ka küsida, et äkki sa räägid natuke lähemalt sellest Kristiina Šmiguni juhtumist?
ei tegelikult ma nagu jällegi rõhutan, et see ei ole mingisugune eraldiseisev sündmus nagu, vaid lihtsalt oli üks moment, kus esinesime ja ma arvan, me tegime seal nagu, me tegime seal mingi 4 setti vist, see oli nagu kõige pikem kontsert, mis me üldse oleme teinud ja nagu see ületas isegi nagu meie lugude nagu kvantiteedi piiri, et me lihtsalt jämmisime ja umbes mõtlesime enne ühte seti WC-s ühe uue loo välja nagu ja siis kirjutasin sõnad sinna Peldik Poweri peale umbes ja siis läksime, tegime selle kohe ära nagu. Ja siis seal oli igasuguseid värvikaid inimesi ja siis Kristiina ühest teistega lasi seal täiega tantsu ja nautis pidu ja kui võimalus on kellelegi anda lehmakell kätte ja pulk, siis miks mitte tema. Selle debüütplaadi esitluskontserdid olid teil siinsamas Sinilinnus, eks ole? Ja ühe loo ajal, Beef Grinderi ajal, oli seal midagi huvitavat juhtunud, ma kuulsin. Mida te täpselt silmas? Ja. Seda rahvast oli siia kogunenud ka 100 viisi ja kui see rahvas kõik korraga saalis hüppama hakkas, siis pumpas meile õhku lavale ja rahvas oli valjem kui bänd, mis oli uskumatu. Ja siis sinna nagu lae alla nendesse ventilatsioonitorudesse kogunenud mingi kondensvesi või midagi siukest. Meie seda ei näinud, aga teised rääkisid, kes teisel poolt nagu saali olid. Et see oli hakanud sealt lihtsalt selle vibratsiooniga alla sadama, nagu vihma oleks sadanud ja siis seda... Kui laividest veel rääkida, siis varsti on teil uued kontserdid tulemas. Äkki räägite nendest natuke lähemalt? Juba andsite siin aimu, et ilmselt saab uusi lugusid kuulda? Jah, see on kuidagi mitu asja oleme sidunud sinna kontserdile. Et üks on siis see, et Venemaalt tuleb Nižni Novgorodist 4-pealine bänd nimega The Soul Surfers, kes umbes samal ajal andis oma debüütalbumi ka välja. Et siis nende plaati esitleme, saame nendega sõbraks, tähistame ka Lexu plaati veel kord ja siis seda sama Estonian Funk Embassy't siis, mille eesmärk ongi hakata tooma põnevust ja seda fungi souli skeenet nagu edendada. Et ühelt poolt välismaa bände siia ja Eestimaa bände välismaale viia. Et siis see ongi selline esimene avaõhtu, kus ilmselt hea tuju muusika fännidel igav ei hakka. Ja peale neid järgmise nädala kontserte, millal teid veel näha saab? Tallinn Music Week andis programmi välja ja sealt tuleb ka välja, et Estonian Funk Embassy lava on ja seal on samamoodi Lex Soul Dance Machine on kirjas erinevate tubade klubis 2. aprillil. Aga Funky Elephanti võib küll välja kuulutada, et Soomes on olnud 21 aastat fungi festival juba ja nendega on meil ka nüüd jutud räägitud ja Läti-Leedu plaanid said ka nüüd hiljuti selgeks. 24-25 märts on Läti ja Leedu. Nii et alustame siis seda välismaa etappi. Kuidagi Eestis inimesed on juba kaasa tulnud, et miks mitte väljasmaal ka.